Eesti rallisõppedel oli põhjust rõõmustada. Pärast 11 aasta pikkust pausi korraldati Läänemaal taas sportlik autoralli, mis viidi läbi paralleelselt Lääne-Eesti rahvaralliga. Startis 2 võistluse peale kokku ligemale 80 ekipaaži. Esimene auto läks Linnamäelt rajale 1. juuni südapäeval. Eestlastel olid konkurentsi pakkuma tulnud ka soomlased. Pyry Ovaska, Taisko Lario, Alex Borström ja autoralli 4-kordse maailmameistri Juha Kankkuneni vennapoeg Riku Kankkunen. Koos kaardilugeja Jukka Jämseniga Seati Pitsal sõitnud 17-aastane noormees näitas juba tehniliselt keeruka lavakatsel, et temaga tuleb rivaalidelt sel rallil kindlasti arvestada. Favoriitidena rajale läinud valitsevad Eesti meistrid Ago Ahu ja Kalle Ahu edastasid neid HU Oru auto nime kandnud kiiruskatsel küll 8,1 sekundiga, kuid ikkagi tulemuseks teine aeg. Järgmisel kiiruskatsel langes soomlane positsiooni võrra kolmandaks ja kolmandal katsel veel võrra. 4. kiiruskatsel oli Borström 2-rattaveoliste autode üldises pingereas kiirem, seal tuli tal tunnistada 4-rattaveolisel Mitsubishil katsevõidu noppinud Mait Koosa 6,3 sekundilist paremust. Rääkida, et eks me võtsime seda ikka nagu tavalist rallit, et ega sellepärast midagi nagu aeglasemalt sõit ja võib-olla selle esimese katse kohe suur edu nagu natukene nagu võib-olla mitte rütmist välja, aga võib-olla võtsime liiga kergelt, et ja mingi pärast ei sobinud see teine katse autole ja endale ka mitte kuidagi kohe, et selle katse peal juhtus nagu korduv läbimisel ka, et iga korra läbimisel oli seal nagu huvitav, et nagu igav ei olnud ja et esimene kord kohe seal asfalti peale starti oli kohe siuke vähe nagu ärev olukord ja teine kord siis nagu võtsime siis samas kurvis nagu lasime natukene nagu vaiksemalt ja kohe järgmises pöördusime kraavini, et see oli nagu selle ralli, mina arvan, et mitte kõige raskem, ta ei ole tehniliselt raske, aga just mingi pärast ei sobinud nagu autole ja kuidagi ja endale ka, et väga see vigu lipses sisse teistelgi katsetel. Kullamaa ja Oru valla teedel peetud Lääne-Eesti ralli võitjatena finišeerisid 2-rattaveoliste E-rühma autode masinaklassis sõitnud Ago Ahu ja Kalle Ahu. Konkurente 5 katsest 4-le edastanud vennad tegid ühtlasi ajalugu, saavutades 16-aastase rallikarjääri jooksul esimese üldvõidu. Lääne-Eesti ralli lõpetasid teise tulemusega Mait Koosa ja Robert Lošenikov, kes alistasid rivaalid 4. kiiruskatsel. Mitsubishi Lanceril sõitnud mehi jäi võitjast lahutama täpselt 16 sekundit. Me oleme nii hobimehed ja sõidame aastas korra. Me 7 kuud tagasi vaatasime seda autot viimati ta oli kile all terve selle aja põhimõtteliselt. Pole ühtegi meetrit testinud, ei teinud ise nagu mingit legenditrenni eelnevalt, tulime täiesti nagu toorelt. Üldarvestuse 3. koht ja klassivõit 2-rattaveoliste A- ja N-rühma autode arvestuses kuulus Rainer Rohtmetsale, kellele luges esmakordselt kaarti vend Rauno. Autol Citroen C2 R2 Max sõitnud vennad jäid võitjast kokkuvõttes 2,1,7 sekundi kaugusele. Välisvõistlejast osutusid parimaks Alex Borström ja Jukka Jämsen, kes lõpetasid Läänemaa kruusateedel peetud autoralli absoluutarvestuse 4. kohaga kaasmaalaste Riku Kankkuneni ja Jarno Tapani Otmani ees. Tuline heitlus käis 2-rattaveoliste A- ja N-rühma autode arvestuses võistelnud Pyry Ovaska ja Asko Sairaleni ning rahvusliku rühma Mitsubishi Coldil võistelnud Ken Torni ja Riivo Mesila vahel. Lõppresultaadi määras aeg avakatselt, mis oli Tornil 2,5 sekundi jagu parem. Veoautode arvestusklassis jäi võistlejate nimekiri lühemaks juba enne ralli algust. Põhjuseks samuti tehnilised probleemid võistlusmasinatega. See tähendas vaid üht. Veoautode klassis võttis mängleva kergusega võidu koos Raivo Poomiga sõitnud 2-kordne Eesti rallimeister Aare Müül.